Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Tere Helena, suur rõõm sinuga täna vestelda ja aitäh sulle, et jagad meie klubi liikmetele oma kogemust ja soovitusi mindfulness ehk teadvel oleku praktikate kohta. Alustame esialgu natuke sinu taustast. Sa oled lõpetanud psühholoogia magistri cum laude. Miks sa valisid endale just psühholoogia eriala? No ühelt poolt ma ise valisin selle, aga teiselt poolt ma tunnen, et see valis ka mind. Et nii palju, kui ma ennast mäletan, on see mulle huvi pakkunud ja mu vanemad on ka kirjeldanud mind sellisena, et kui ma olin väike laps, et siis kui olid suured inimesed laua taga, siis mina istusin seal ka sirge seljaga ja jalg üle põlve ja kuulasin huviga suurte inimeste juttu. Ja mäletan hästi selgelt ka seda, et minu enda vanemad, nendel ikkagi oli arusaamatusi omavahel aeg-ajalt. Ja siis mina olin hea kuulaja, mulle seletati ära, mis on juhtunud. Ja ükskord ma siis läksin alla keldrisse isa juurde. Ja isa rääkis mulle seda, mis oli juhtunud nendel emaga. Ja ma kuulen ja mõtlen, et vaene isa, et küll see ema käitub temaga ikka halvasti. Natukese aja pärast juba lähen ülesse ja olen köögis ja ema räägib mulle oma versiooni juhtunust. Kuulen teda ja mõtlen, et vaene ema, et küll see isa ikka kohtleb teda halvasti. Siis korraga jõudis see minu, et nad räägivad ühest ja samast asjast. Ja nii erinevalt näevad ja samas mõlemal on õigus. Ja ma mäletan, et see oli mingi selline hetk, kus ma mõtlesin, et ma tahan seda mõista, et kuidas see saab nii olla. Nii et mul nagu muud valikut ei olnudki, et see oli mu ainuke valik, kui ma läksin ülikooli. Ja see on väga põnev, et ma arvan, et ma olen praegu nagu jõudnud sinna kohta kuskile, kus ma tahaks ka neid asju nagu aina rohkem ja rohkem mõista, et võib-olla järgmisena võtan ka psühholoogia õpingud ette. Hea mõte. Aga sul on lääne just selline koolkondadel põhinev psühholoogia haridus, et räägi, millised on peamised erinevused või ka sarnasused ida ja lääne psühholoogia ja vaimsete praktikate vahel? Seal on üksjagu erinevusi küll. Et kui vaadata lääne psühholoogiat, siis miks ta tekkis, oli see, et oli vaja kirjeldada mööda nagu selliseid kõrvalekaldumisi normist. Et vaadati, et on mingi häirega inimene, eks ole ju, et hakati teda uurima, kirjeldama, oli vaja mingi klassifikatsioon luua, hakati uurima, et millest see häire võib olla tingitud, kuidas seda ravida. Nii et selline lääne psühholoogia on olnud hästi häirekeskne, vaimsete haiguste keskne. Ja teine asi, mis seda iseloomustab, on see, et neid tõendeid, infot koguti nagu väljaspool ennast. Et me kõik oleme teinud kunagi psühholoogia alaseid mingisuguseid küsimustikke täitnud, eks. Et küsimustikud ja uuritakse inimest nagu väljaspoolt justkui. Ja siis pärast on selline suur andmekogu, mida siis on võimalik üldistada indiviidile. Ja kui vaadata rohkem siis nagu idapoolset sellist psühholoogiat, siis seal on traditsiooniks olnud see, et inimene pöördub hästi sügavale enda sisse ja läheb nii sügavale oma meele sellistesse koridoridesse nagu uurima, vaatama, mis siin on ja saab sügavuti tundma õppima oma emotsioone, oma mõtteid, oma tähelepanu, kuidas see kõik töötab. Ja selle baasil, selle nagu süva uurimise baasil teab ta midagi enda kohta, aga ka laiemalt inimeste kohta. Ehk et siin on ka selline nagu teistsugune vaade, et ka see minu enda empiiriline kogemuslik kogemus on midagi, mida on võimalik üldistada teistele. Ja nüüd, kus on ütleme siin mitukümmend aastat olnud seda lõimumist, et lääne ja ida psühholoogia on omavahel kokku tulnud, siis minu silmis on see midagi väga-väga ilusat, sest me vajame, ütleme, neid ajuuuringuid ja me vajame seda sellist laiaulatuslikku uuringut, me vajame teadmist häiretest. Aga mis on sealt ida traditsioonist tulnud, on, et kuna seal hästi palju on uuritud seda, et mida tähendab üldse inimeseks olemine, mida tähendab õnnelikkus, kuidas me kõik kannatame, aga kuidas me saame ületada kannatusi, mis on need viisid, need tehnikad, need olemise moodused. Ja sellest on läänemaailmal praegu väga-väga palju tuge. Ja kui sellised ida teadmised hakkasid tulema läänemaailma, siis käisidki idaõpetajad käisid läänes ja lääne nagu õpilased käisid idas.
ja näiteks aastal 2000 käis Dalai Lama ühes meele ja keha instituudis ja andis ühele väga-väga tuntud ja tunnustatud neuroteadlasele ülesande Richard Davidsonile, et ole hea, et sul on nii moodne tehnika, sa uurid siin nagu häireid ja kõike, uuri parem seda, et näiteks kaua mediteerinud inimeste ajusid ja et mis seal on teistmoodi, et kas saaks niimoodi teha, et need teadmised, mis on seal idas väga levinud ja väga iidsed ja et need oleks võimalik tuua siia lääne kultuuri ja võtta siit selline religioossus nagu maha, vaid et aidatagi inimesi elada oma elu palju õnnelikumalt, palju harmoonilisemalt. Et selles suunas selgelt praegu liigutakse. See on põnev areng, jah. Seda me näeme, usun üha rohkem, et tuleb jah seda nii-öelda idapraktikat tegelikult lääne kasutusse üha rohkem. Ja miks ta tuleb, on see, et ta tõesti töötab. See on asi, mida sa teed, see on praktiline, see on kiire, see on efektiivne, see annab tulemusi. Sa oled Vaikuse minutite projekti üks algatajatest. Mis oli peamine põhjus selle käivitamiseks? No aasta siis oli 2014 ja mitmed inimesed üle Eesti tundsid kuidagi südames, et lastel on raske keskenduda, nendel on raske oma emotsioonidega toime tulla, et nad vajavad praktilisi oskuseid, et kuidas ennast ise aidata ja et õpetajatel on nendega raske. Ja me tulime kokku, et mõelda, et mida me saaksime päriselt ära teha, et aidata siis lapsi ja lastega töötavaid inimesi. Ja see oli üks põhilisi eesmärke meil. Ja kuidagi juhtus nõnda, et siis oli ka üks selline suur konkurss, Reach for Change, laste rõõmuks konkurss, kus osales 85 erinevat ideed ja Vaikuse minutid võitis selle konkursi suure hääle enamusega ja me saime oma 1000 eurot stardikapitali, et midagi tegema hakata. Ja millega me hakkasime pihta, olidki erinevad nagu sellised käsiraamatud ja õpetused õpetajatele, et hakata neid siis lastega tegema neid erinevaid Vaikuse minutite harjutusi, mis on siis mindfulness tüüpi ehk teadvelolekul põhinevad harjutused. Ja mina olin sinna kaasatud kui mindfulnessi ekspert. Ja tänaseni on meie missioon siis see, et sellised nagu enesekohased oskused, kus ma oskan oma emotsioonidega toime tulla, oskan oma tähelepanu suunata, oskan oma mõttetegevust ka nagu selles mõttes monitoorida ja teha siin teadlikke valikuid ja et ma oskan ka valida heatahtlikkuse. Et sellised oskused oleksid kättesaadavad noortele, igale Eesti noorele, aga meie kuidagi visioon on veel laienenud, et kui alguses me olime hästi nagu hariduse suuna kesksed ja tõesti me oleme koolitanud tohutul hulgal ju õpetajaid nii koolides kui lasteaedades, siis nüüd on üha enam meil tegevus laienenud ka erinevatesse muudesse sektoritesse, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, ärisuund. Nii et me näeme, et need on oskused, mida on vaja nii lastel kui ka täiskasvanutel. Väga, ma usun, tänuväärt selline tegevus, nii et aitäh selle eest. Aga miks üldse on vaikus oluline ja miks just vaikus? Natukene võib-olla see meie nimi Vaikuse minutid on eksitav. Et see ei tähenda seda, et me võtame minuti vaikust ja oleme vaikuses. Me võtame küll aja, kus vaadata endasse ja teha harjutus, näiteks jälgida oma hingamist või kuulatleda helisid ümber või märgata oma mõttetegevust. Et see on selline väga spetsiifiline sisemine tegevus, aga mis selle tulemusel võib juhtuda, on see, et tekibki sisemine vaikus. Ehk et mõtted rahunevad maha, emotsioonid raugevad ja mul on selgem olemine ja ma olen rohkem kontaktis selle hetkega siin ja praegu. Ja kui ma olen selles hetkes kohal, siis minul on võimalik ennast juhtida, tekib enesejuhtimise võimekus. Ja võib-olla miks see vaikus on oluline, see sisemine vaikuseks, et kui mul on siin sisemiselt vaikne, siis ma näen selgemalt, et siis on hoopis teised sellised võimekused avanenud, et ongi selline taiplikkus siin, ma võin intuitsiooni tajuda, või mul tekib mingi inspiratsioon siin, et sellised väga olulised inimeseks olemise nagu ka vahendid avanevad just sellises vaikses sisemises seisundis. Ja kui rääkida nüüd vaikusest ja teadvelolekust, et milline seos on seal meditatsiooniga?
Meditatsioon on üks selline sõna, mis tekitab nii palju küsimusi, et inimestel on erinevaid vasteid sellele. Ja kui me vaatame seda sellisel moel, et meditatsioon on enda tähelepanu sihilik, tahtlik suunamise kunst, siis see on midagi, millega me vaikuse minutitest tegeleme. Et me oleme ise nimetanud, et meie harjutused on meelerahu ja tähelepanu harjutused. Ja enamuse harjutuste sisu ongi oma tähelepanu teadlik suunamine ja selle valdama õppimine. Ja see on äärmiselt oluline oskus eluks eneseks. Mida kujutavad endast vaikuse minutite kursused ja üritused? Mis seal üldse toimub ja millised inimesed sinna tavaliselt tulevad? Meil on erinevaid kursuseid ja põhimõtteliselt, mis ühendab erinevaid kursuseid, on see, et seal on oskuste õpe. Ja mina psühholoogina näen, et inimestel ongi väga palju puudu just sellisest nagu vaimse tervise oskustest, vaimse tervise hoidmise oskustest. Ja nendel kursustel need oskused on olemas, et neid pakume. Ja me pakume neid, ütleme, noortele, et on olemas noortekursus oma, kus ongi sellised 14, 16, 17 vanuses noored saavad teha sellise 10-nädalase programmi näiteks läbi, kus on üks kord nädalas nagu teadvalolekuõpet ja vahepeal nad saavad ise neid harjutusi praktiseerida. Siis on sellised kursused, nagu, mida me nimetame siis baaskursuseks, mis on suunatud õpetajatele ja laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, et nad saaksid siis juhendada neid harjutusi noortega näiteks klassitunni alguses või lasteaias enne magama minekut või psühholoogi kabinetis. Ja väga sageli need samad õpetajad, kes osalevad kursusel, ütlevad, et vau, et neid samu oskuseid on mulle endale vaja. Ja lisaks sellele on meil siis olemas ka 8-nädalane teadveloleku kursus, see on siis täiskasvanule ja see on selline imeline viis, kuidas endas arendada välja selline siis teadveloleku praktika, et sa oskad neid samu oskuseid kasutada igapäevaselt. Ja kui me teame, et füüsilise keha vormi jaoks ja heaolu jaoks oleks vajalik igapäevane selline mõnus liikumine, treening on ju, ja tervislik söömine ja kõik, et siis vaimse tervise hüvanguks on samamoodi nagu tähtis, et oleks selline igapäevasus. Et me teeme iga päev midagi selle nimel, et hoida oma vaimset tervist ja need oskused on kahtlemata need, mis seda aitavad saavutada. Mida sa selle osas soovitaksid, et võiks teha, et mitte siis liiga palju mõelda minevikule, tulevikule, et olla rohkem kohal ja selles tänases hetkes? No see on ju tõepoolest meie mõistuse ülesanne on ju mõelda mõtteid ja mõistus on ainuke vahend, mis on suuteline viima meid ju oleviku hetkest üldse ära, hetkega mineviku, hetkega tulevikku rändama. Ja see tundub meile nii põnev kuulata neid mõtteid ja mõtted justkui sikutaksid meid varrukastel, mõtle mind. Ja mõtlemine on imeline vahend, aga me ei pea sinna takerduma, eks. Et mõnikord lapsed joonistavad inimest, et on nagu selline peajalg, need suur pea ja väiksed jalad käed kuskil, et kui me peaga tööd teeme, siis võib sageli selline tunne olla, et me olemegi need peajalgsed ja me kaotame kontakti oma kehaga. Et see viis, et kuidas sealt siis välja tulla või pakkuda seda tasakaalukust, eks, on see, et tullagi rohkem oma keha sisse kohale. Et sa ei ole see peajalgne, vaid et sul on päriselt nagu keha ka, et keha on ju päris suur su peaga võrreldes. Ja olla meeleline, et näiteks tajudagi lõhnasid, maitseid, puudutust, hingamist, oma jalataldu põrandal, et tulla oma meelte juurde kohale, et see on üks hästi efektiivne meetod. Kas vaikuse minutitel kasutatakse ka positiivseid, ennast julgustavaid sisendusi ja kinnitusi? No selliseid afirmatsioone me tegelikult kasutame vähe, aga mida me kasutame rohkem on enesesõbralikkuse treening. Ehk et me kõik siin läänemaailmas oskame olla nagu tohutult enesekriitilised ja ennast nüpeldavad ja süüdistavad. Aga on selget teadust ka selle kohta, et kui me ise endaga kõneleme, enda sees me ju kõik räägime endaga pidevalt, kui me kõneleme sõbralikul moel, toetaval moel, siis sellest on nii palju kasu. Nii et üks asi, mida me selgelt õpetame, on nagu see oskus olla enda vastu sõbralik ja tuua enda sisekõnesse siis sellist nagu kõnet, just kui sa räägiksid oma hea sõbraga, et seda sama ütled ka endale nii heas kui halvas.
Einstein 3000. Julge muutuda. Vahepala. Meie publikuks on peamiselt lapsevanemad ja läbi nende saame mõjutada väga palju ka siis üldse peresid ja lapsi. Et kuidas siis teadvalolekut võiks praktiseerida koos pere ja lastega, et kas sa saad meile jagada näiteks 2-3 harjutust, mida vanemad saaksid koos lastega ühiselt teha või ka üksi teha? Ja hea meelega, kuna ma olen ise ju ka lapsevanem, mul on kodus 4 tüdruk ja 6 poiss, et siis me teeme harjutusi ju koos ka. Üks meie lemmikharjutusi, mida me teeme peaaegu iga õhtu, on see, et me püüame päeva pihku. Ja see tähendab seda, et ma pöördun oma laste suunas niimoodi ükshaaval ja küsin, et räägi mulle palun, kallis, et mis toredat täna juhtus. Ja siis ta hakkab kirjeldama, et kuidas tal lasteaias, ma ei tea, oli mingi tore mäng või ta sai kommi või midagi. Ja iga sellise toreda nagu mälestuse meenudes ma panen siis ühe sõrme niimoodi endal pihku, kuni me oleme püüdnud need 5 toredat asja pihku. Ja siis mina annan need asjad niimoodi veel nendele niimoodi kätte ka, et palun, et ja nad on nii õnnelikud, nad võtavad seda kohe enda sisse ja ma näen, kuidas nad kuidagi, nende meeleolu nii tõuseb sellest tänulikkusest ja sellele keskendumisest, mis on hästi. Et seda saab teha näiteks õhtuti väga edukalt ja minu lapsed väga armastavad seda. Siis kui mõnikord näiteks enne uinumist või teinekord, kui laps on võib-olla rahutu või kuidagi on ta natuke kurvameelne, et hingamine on üks asi, mis võib aidata. Ja mida väiksem laps, seda mängulisemalt võib nagu sellele läheneda. Et näiteks, muidu kui ütled, et jälgi oma hingamist, olen nii, et mis ma teen, on ju. Et siis sa võid ühelt poolt nagu ette näidata, et hingame, et sisse ja välja, sisse ja välja. Ja siis ma võtsin praegu sellise toreda mänguasja endal kätte, et kui selle näiteks panna niimoodi kõhu peale ja lapsele, laps paneb kõhu peale ja ütled, et tule hea tee mänguasjale nüüd natuke sõitu, et kiiguta teda või niimoodi magama näiteks, et ja kui laps hakkab hingama niimoodi mõnusasti sügavalt sisse ja mõnuga välja, siis see mänguasi liigub kõhu peale. See on ka täitsa tore, niimoodi nagu jälgitav, kogetav. Ja see võib olla ka mingi kivi või auto või midagi. Seda võib teha istudes, seda võib teha lamades. Lamades on väga tore nagu teha. Et sellist hingamise oskust õpetada. Et isegi täiskasvanud, et kes on olnud koolitustel, on öelnud, et ma õppisin hingama. Et nagu ei oleks varem osanud seda teha, aga nad peavad selle ajal silmas seda, et ma hingan enne kui ma plahvatan, eks, või ütlen seda või teen seda. Ma hingan korra ja ma leian selle tasakaalu endasse ülesse. Ja see on nii oluline oskus ka lastele. Ja 3. asi, mida ma võib-olla soovitaksin, mina kutsun seda selliseks kas rosinaharjutuseks või šokolaadiharjutuseks, aga see on nagu 5 meeleharjutus. Ja minu lastele väga meeldib teha, et näiteks kui meil on mingi hea maius, ongi mingi komm, et siis me teeme sellega seda šokolaadiharjutust, et siis me kõigepealt vaatame seda ja näeme seda värvi, milline see välja näeb ja siis me krõbistame selle paberi lahti, kuulame seda, siis me nuusutame ja tõesti tunneme seda lõhna, eks, et nagu aeglustudes, vastu võttes, nautides, siis me võtame väikse ampsu, tõesti paneme nagu silmad kinni ja naudime seda ja oleme tõesti nagu 5 meelega kohal, et kõik meeled on hõivatud selle asja uurimisega, nautimisega, vastuvõtmisega ja sageli läheb siis vaja ainult 1 kommi, mitte 5. Ja seda võib teha millega iganes. Lapsed ju oskavad seda tegelikult ise ka teha, nad leiavad maast kivikese ja nad on täiesti vaimustatud sellest, et siis samamoodi võid nagu minna sina sellesse kaasa ja vaadata, uurida täiskuud näiteks taevas või kevadel, kui tulevad juba lilled, näiteks praegu on need märtsikellukesed ja lumikellukesed, et vaadata ja võtta ja nuusutada ja vaadata detailselt seda seest. Et nagu tõesti panna tähele neid pisiasju ja õppida neid hindama. Ja väga mõnusad ja praktilised harjutused. See niimoodi selle 5 toreda asja nagu pihku püüdmine, et see on ka väga kihvt. Seda ma olen oma lastega ka teinud, et me teeme seda nii-öelda nagu tänulikkuse mängu, et me teeme küll 3 asjaga tavaliselt,
aga ma olen näinud seda, et ütleme, et kui lapsed olid väiksemad, siis nad tulid nagu lihtsamini sellega kaasa. Praegu nüüd ütleme juba niisugune teismeeas ja niimoodi, et väga isegi sageli ei viitsita või ei taheta teha, et mis ikka, et on sul seal ka mingi soovitus, et kuidas ütleme natuke nagu vanemate juba noortega niimoodi neid kaasata? Ja ega survestamine häid tulemusi ei anna, et pigem on see nagu selline hästi selge äratunnetamine, et kus kohast näkkaks, on ju. Ja võib-olla näkkab hoopiski äpi kaudu. Tänapäeval näpid on nagu nii moes, on ju, et eesti keeles on näiteks vaikuseminutite nutiäpp, kus on harjutused olemas. Inglise keeles on neid äppe väga palju, Calm, Headspace, Insight Timer näiteks. Et võib-olla hoopis selle kaudu kuidagi mingi viide või mõnel muul moel lihtsalt kuidagi diskussiooni kaudu või proovida, et mõnda harjutust juhendada, et võimalusi on mitmeid, aga see on tõesti, iga lapsevanem tunneb oma last kõige paremini, et pigem nagu kutsuda kui survestada. Ja ma usun, et sa andsid hea mõtte, et ma tean, et mul lapsed tihti nagu pigem tarbivad isegi inglise keeles asju. Et siis Insight Timeris mul tuleb meelde, et seal on nagu väga palju nagu laste ja noorte nagu eraldi kohe minimeditatsioone ja muid lugusid, et peaks neid proovima. Just, ja eriti kui sa oskad seda siduda veel, et kui laps ütleb, et tal on uinumisel probleeme või et ta on ärev enne koolitundi, et kui sa oskad siis soovitada, et vaata, et see on aidanud kas mind või paljusid, et mis sa arvad, kui sa prooviksid, et see seob nagu ära selle vajaduse ka, et miks seda teha. Meie esimene Einstein 3000 saade oli teemal, kuidas mängides targaks saada. Ja me rääkisime saates sellest, et kuidas mängulisusel on meie aju arengus selline keskne roll ja seos ka elurõõmuga. Milliseid praktikaid sa ise kasutad, et oma ellu tuua rohkem mängulisust? No mina tunnen, et seal ma peaksin küll natuke arenema. Et see on nagu valdkond, kus ma saan avarduda. Et seda tõsisust ja sellist täiskasvanulikku sellist nagu efektiivsust on minus palju. Aga kus minust tuleb ikkagi see mängulisus hästi esile, on lastega. Ja ma tõesti mõnikord me lihtsalt itsitame ja viskame natuke rumalat nalja ja mulle meeldib oma pojaga niimoodi, meil on pojaga hästi füüsilised näiteks, et siis kuidagi kas kõdistada teineteist või ja tütrega jälle meeldib rohkem nagu, et ongi võib-olla mingi meikimise teemad ja nukkude riietumine ja kui ma võtan selle aja, ma tulen oma tempost maha, ma tulen nagu nende temposse, ma tulen nagu nende tegevustesse, luban endal olla kaasatud, siis sealt tuleb see mängulisus ka minus esile. Ja see on hästi mõnus, nagu siis me oleme nii mõnusas kontaktis ja ma arvan, see tempo või see teadlik nagu käiguvahetus on hästi tähtis ja nüüd ma tulen sinna nagu nendega kokku, nende olemisse. Nutika vanema klubis me räägime palju ka elukestvast õppest. Mida sa ise õppisid viimati, kuidas ennast täiendasid? Võib-olla on sul mõni hea nipp, kuidas sa õppisid? Ja minul on pigem see, et ma pean endale pidurid peale panema, et ma liiga palju ei õpiks. Et praegugi mul on 2 aastast programmi käsil, üks on sellise nõustamistehnika alal ja teine on siis teadveloleku alal käimas. Aga mis mulle veel väga meeldib on, et kasutada ka selliseid erinevaid e-õppelahendusi. Ja näiteks millega ma praegu tegelen on ka ühe mindfulnessi programmi läbimine SoundsTrue keskkonnas ja kus on ka nii, et minu õpetajad siis on salvestanud need videod ja ma panen klapid kõrva, ma võin kas või jalutada või süüa teha või istuda, nii nagu ma valin ja ma läbin seda 10-15 minutit loengut või teen harjutust siis, kui mulle see sobib ja 10-15 minutit ma leian peaaegu, et iga päev. Ja selles mõttes ta on nii mõnus, et ta nagu tõesti saadab mind see temaatika ja mis sest, et see mulle tuttav temaatika, kui ma kuulan, siis ma leian jälle mingi ühe sõna või ühe viite ja ma jälle saan nii palju targemaks, ma tunnen, et nagu minu olemasolevad teadmised on nii palju kuidagi kirkamad või selgemad siis. Ja ma küsiks veel ühe küsimuse elutarkuse teemal. Mis on üks asi, mida sa kokku võttes nüüd vanematele ja lastele siis vaimse tervise toetamiseks soovitad? Täna mina tahaks soovitada lihtsat asja, mis ei olegi üldse mitte nii lihtne. Oskus kuulata. Ja miks? Üha enam on minu juurde tulnud teismelisi psühhoteraapiasse.
ja ma näen, üks põhiline asi on see, et nendel ei olegi kedagi, kes kuulaks, et nendel ei ole sidet oma vanematega, sellist emotsionaalselt lähedast turvalist sidet. Ja mida vanemad sageli teevad, on see, et nad hakkavad lahendusi kohe pakkuma, kui noorel on probleem. Aga noor võib-olla ei taha üldse lahendusi, ta tahab lihtsalt esialgu mõistmist, kuulamist, empaatiat, seda aktsepteerimist, et sa täiesti okei nende tunnete mõtetega, mis sul on. Ja alles siis, kui see on olemas, siis on võib-olla see valmisolek, et okei, aga vaatame edasi, kuidas sa saaksid seda olukorda lahendada. Nii et meile on antud 2 kõrva ja 1 suu ja inimesed oskavad palju rääkida. Aga nii tähtis on oskus kuulata teist inimest täie tähelepanuga, nagu tõesti kuulata, et sa kuuled ka neid sügavamaid allhoovuseid. Ja teine, et see sama oskus kuulata peaks olema ka see, et ma pean oskama kuulata iseennast. Kuulata seda, mida mu südame salasoppides nii-öelda on kosta, mis on see intuitsiooni hääl, mis ütleb mulle, kuhu suunda minna. Et seda enda kuulamist on samamoodi vaja. Et tõenäoliselt selle jaoks ongi vaja seda vaikust võtta, et päriselt olla siis kohal ja kuulata. Just, sest näiteks meie mõistus on hästi lärmakas, eks. Et ta räägib väga kõvasti, aga need muud, see kõhutunne, see selgem vaike teadmine minus on palju vaiksem. Ja selleks, et seda kuulda, on seda vaikust vaja. Helena, aitäh sulle, et nii palju häid mõtteid ja soovitusi ja ka need praktilised võimalused, kuidas rohkem sellist vaikust ja kohalolekut enda ellu tuua. Et ma arvan, et see on lapsevanematele ja ka lastele väga-väga vajalik, et aitäh sellest, mis te seal vaikuse minutites teete ja kogu sinu panuse eest ja sinu sära eest. Aitäh sulle, aitäh kutsumast. Julge muutuda.